Kuidas kaitseminister suhtub sellesse, et osalusprotsent Hunt 2023 õppustel on päris muljetavaldav? Ma olen väga rahul sellega, et kui me vaatame erinevaid õppusi, siis tegelikult ta on seal 60% ülespoole läinud, et kui me siin vaatame, et ta on seal 8-90 vahel, et siis on see suurepärane tulemus. Siinkohal tahan väga kiita kõiki neid, kes tulid, aga mitte ainult. Tegelikult nende tulijate pered, ettevõtted, kõik lähedased tegelikult pidid millestki loobuma sel nädalavahetusel, et saame ju kõik aru, et päike paistab, et tahaks võib-olla aiatöid teha või midagi muud, aga see, et mehed tulevad välja, see, et tegeletakse väga olulise osaga Eesti kaitsevõime tugevdamiseks ehk õppusega, see on miskit, mis teeb rõõmu ja nagu me näeme, siis nii palju, kui ma siin täna ka kuulnud olen, et kõigil on positiivsed meeleolud ja kuskilt tusatuju näha ei ole. Kui hea tunde see annab, mõeldes, et juba 6 aja pärast algab kevadtorm ja üldse sel aastal kutsutakse üssi alla rohkem kui kunagi varem reservsõdurid? See on väga oluline, et tegelikult me oleme ju kogu aeg püüelnud sinna poole, et tegelikult õppekogunemistel osalemiste arv tõuseks ka sinna 8-90% juurde, et see oleks ideaalne maastik, et me saame aru, et kõik ei ole võimalik saada, kes on haige, kes on välismaal, mingisugused takistused on alati ees, aga kui me suudaksime tegelikult kogu õppekogunemised viia 8-90% juurde, see oleks peaaegu et ideaalmaastik. Aga vaadates ka seda, et üks asi on kevadtorm, teine asi sügisel tulevad uusi sõnad, loomulikult erinevate kaitseringkondade, erinevad väiksemad õppused. Ka praegu on ju tegelikult Kirde-kaitseringkonnas samamoodi õppus toimumas. Nii et selles mõttes iga reservväelase kohus peab olema see ja tegelikult nii-öelda vabatahtlik kohus, et tullakse välja õppusele osalema ja see tegelikult annab kindluse selleks, et meie kodud on kaitstud, meie lähedased on kaitstud kohe. Nii et lõpetuseks veel kord suur tänu lähedastele, emadele, lastele, ettevõtete juhtidele, et nad on lubanud sellel asjal juhtuda. Ja eelkõige ma arvan, lähedased ju tegelikult teavad ja lähedastele loomulikult ka tänu, aga ma tahaksin ettevõtjaid väga tänada ja ettevõtjaid ka üles kutsuda sellele, et kui tulevad veel õppused, et siis kui kaitseliitlane peab minema õppusele, et siis see ei ole kui selline paha kohustus riigi poolt, vaid tegelikult iga ettevõtte ja ettevõtja võimalus omalt poolt kaasa aidata sellega, et ta lubab ettevõtte töötaja õppusele ja kui võimalik, siis tagab selle jooksul või garanteerib selle jooksul ka inimese sissetuleku jätkuda.